Tere tulemast Musta kassi taru lugemisse Kaalud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 19 kuni 25 jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel siis teile selleks nädalaks öelda on. No nädal algab siit müntide kuningannaga. Müntide kuninganna on rahakaart. Müntide kuninganna on kokkuhoidlik naisterahvas. Tema ei osta uusi asju. Tema vaatab kodus ringi, kasutab vanu või parandab vanu asju, et siit soovitus teile, et ärge oma rahadega laristage siin nädala alguses. Edasi tuleb õigluse kaart. Õigluse kaart räägib seda, et õiglus on teie poolel ja siit edasi tuleb see koormat kandva mehe kaart, mis ütleb, et teie õlule on pandud liiga suur koorem. Kas te olete ise selle koorma endale võtnud või on teile see pandud? Siis igal juhul nüüd on selle koorma kergendamise aeg. Täht räägib seda, et kui enne olid raske olukord, siin viimane on siin täht 4, tuleb selle koormaga mehe järgi, et kui enne olukord oli raske, siis nüüd see asi leevendub, jah. Et läheb olukord paremaks, see on nagu tervenemise kaart, selline vaimne tervenemine, füüsiline tervenemine. Mulle tundub, et siin on nagu kuidagi seotud teile liiga suurte rahaliste kohustustega. Et kui teile on pandud liiga suured rahalised kohustused ja te pole nendega nõus, siis õiglus on teie poolel ja see koorem, see rahaliste kohustuste koorem võetakse teilt ära. Olenemata sellest, et te tunnete, et te olete nagu lõksu aetud, te ei näe veel seda, nagu seda kergendust või seda lahendust sellele olukorrale. Sellest räägib siin all see mõõkade 8, kus tüdruk seisab mõõkade keskel ja tal on silmad kinni seotud. Aga et see tegelikult, see kaart räägib seda, et see on illusioon, et see pole päris nii. Te lihtsalt ei näe, te olete oma silmad kinni pannud ja te lihtsalt ei näe seda lahendust. Te ei näe, kuidas teie olukord kergemaks läheb. Aga kui te seda kaarti hoolega vaatate, siis tüdruku köidikud on nõrgad ja sealt selja taga tal mõõkasid ei ole. Need mõõgad on ainult tema ees. Tal on tee vaba sellest olukorrast välja astuda ja nii astute ka teie sellest, kui teile keegi on pannud liiga suured majanduslikud koormad, nõuab teilt raha või te tunnete, et te peate liiga palju maksma millegi eest, siis see olukord leiab lahenduse, et te hakkate nägema seda. Ja miks ma seda arvan? No muidugi see täht toob leevendust, see on üks asi. Ja teine asi on siin all on kohe see karikate rüütel. Ja rüütlid on minu jaoks alati sellised kaardid, kes tulevad olukorda päästma. Nemad on nagu, ongi nad rüütlid valgel hobusel. Ta tuleb seda olukorda päästma. Ja see viimane kaart on minu jaoks tähendab see reisi, et on nagu reisikaart. Ma ei tea, ma mõtlen praegu, et kuidas nagu seda olukorda siin niimoodi kokku võtta, seda nädala lugemist. Ma näen seda, et on majanduslikud koormused, liiga suured koormad. Liiga suured majanduslikud koormad on teile pandud, õiglus on teie poolel ja sellele tuleb leevendus. Rüütel tuleb heade uudistega, ta tuleb teid päästma. Ja see reisikaart võib tähendada seda, et keegi kutsub teid kuskile või ise te võiksite sellest olukorrast eemalduda. Võtke aeg maha, ärge mõelge selle kõige peale enam, mis siin nädala alguses teile muret valmistas nende koormate peale, mis teie selga on laotud. Ärge mõelge selle peale enam nädala lõpus, võtke lihtsalt aeg puhkamiseks. Võimaluse korral tehke üks väljasõit, minge loodusesse. See ei pea ju mingisugune suur pikk reis olema, te ei pea soojale maale sõitma, kuigi te võite ka sinna minna.
Aga kui te võtate nagu eemaldute olukorrast, siis võib-olla need sidemed ka kergemini tulevad teie silmade pealt ära ja te näete paremini seda olukorda nagu uues valguses. Et kui te olete kogu aeg selle asja sees, siis te ei näegi seda lahendust, te ei näe nagu kõrvalt seda. Et minu soovitus selleks nädalaks teile, et olge julge, teadke seda, et olukord laheneb, võtke lihtsalt nädala lõpus aeg maha, eemalduge sellest olukorrast, unustage see hetkeks ära, minge sõitke kuskile, minge külla kellelegi, tehke loodusesse mõni väljasõit, imetlege ilusat talvist loodust, veetke aega sõpradega, ühesõnaga tehke midagi sellist, mis teie mõtted mujale viib. Aga mina soovin teile julgust, ilusat nädalat ja kohtume järgmisel nädalal.